Tere õhtust, daamid ja härrad, Kolmikpauk podcast on tagasi. Mina olen Martin. Mina olen Kauri. Ma olen Tess. Ja tere tulemast kuulama meie Oivalist 3. episoodi. Ma loodan, et esimesed 2 meeldisid enam-vähem. Kuulasime üle, saime tagasisidet, värki-särki. Kauri oskab selle kohta võib-olla rohkem rääkida, mis inimestele meeldis, mis ei meeldinud. Jaa, mul ema kuulas seda täna. Ema ütles, et natuke palju oli seda Tinderi juttu, et temale see Tinder üldse ei meeldi. Ja natuke palju ropendate ka. Et mina ei tea, miks see Martin ütles niimoodi, et see Kauri situb nikub keevitab. Et ta ei saanud aru, et see on ütlus ja ma kusjuures hoiatasin ema ette, et see ei ole päris siukene podcast, mida sina tegelikult tahaks kuulata peale seda, kui sa hommiku televisiooni vaatad. Ja meie podcast on rohkem niimoodi, et sa kuulad seda kell 5 hommikul, kui sa tuled kuskil peolt vaata ja sa mõtled, et sõpru ei ole, ja kõik magavad. See on see, mida Kauri mõtleb, et sõpru ei ole. Ei, see on see, et sa käid peol ära, sa tuled koju, sul oled veits nagu purjus veel, mõtled magama, ei taha minna, mõtled, et kurat, kõik sõbrad magavad, kiirtoitu ka ei saa tellida, midagi Netflixist ei tule, paneme Kolmikpaugu podcasti peale ja kuulame, mida need kolm otsus on kolm nagu, ajavad. ja see otsus on tõenäoliselt su nagu tolle õhtu kõige parem otsus, mis sa tegid, vaata. Sa saad aru, et ei oleks pidanud Liisaga välja minema. Sest tegelikult Liisa tahtis ainult tasuta sõita. Liisa tegelikult oli 50, aga peale 3. viinašotti ta oli juba 90. Sa lihtsalt viisid ta kell 3 öösel Lasnamäele Vassili juurde. Viskas kopet. Okei, aga jaa, räägime nüüd siis veel tagasisidest. Mis su ema veel ütles, Kauri? Ei, teda häiriski kõige rohkem see ropendamine ja üleüldse teda häirib stand-upi puhul ropendamine. Ega mulle ka putsi see ropendamine, no mitu ei istu. Ei, no minu ema ütles täpselt sama asja, et ma tegin esimese open mic'i ära ja ma lasin talle seda telefonist ja siis ta ütles, et issand, muidu on okei, aga iga kord, sa ei pea ropendama, et naljakas olla. Sa oled ju intelligentsem nagu naine, kui sa oled rohkemat võimeline tegema kui see. Ja ei, ma olen nõus, et tegelikult kui roppusi vältida, siis sa kindlasti meeldid natukene laiemale osale publikust. See on ju tegelikult paljude koomikute Facebooki kommentaarium on ka ju hästi palju neid vanemate inimeste kommentaare täis, et alati on just see peamine probleem, et ropendatakse jube palju. Aga see ongi terve nagu stand-upi ajal ju see dilemma, vaata. Jaa. Aga mõnes mõttes, kui sa ütledki selle mis iganes, et see on kuidagi vabastav tunne minu arust. Jaa, aga on täpselt nagu roppus õiges kohas, ta nagu annab vürtsi, annab elu sellele. Aga samas jällegi kuulad juba ju tegelikult nagu päris vanu siis ma kuulasin üks päev Eddie Murphyt näiteks, seal on tegelikult nagu ju, ma ei tea, kuna see salvestatud oli, ma ei tea, 90-ndad võib-olla varem, vabandust, minu faktipõhisus, aga seal on nagu USA-s on ju kogu aeg see fuck, motherfucker, shit, see on kuidagi nagu loomulik, seda nagu aktsepteeritakse juba nagu too aeg, on ju. Ma vaatan fakti. Ma tahtsin ropendamise kohta naljaka loo, et Janar pani sinna paar päeva tagasi Valgakate gruppi selle, et meil on Valga stand-up õhtu, on ju. Ja siis üks kasutaja kirjutas sinna, kasutaja nimi Kusta Lumme. Siuke kasutaja, kes on väga, väga aktiivne Valgakate grupis, kirjutas kommentaari. Avalik kommentaar täitsa, kas keegi nendest enda arvates stand-up koomikutest suudab oma kava ka ette kanda ilma ühtegi roppust nimetamata. Isegi ehk kuulaks, sest sellistest mõttetutest koomikutest nagu Sander Õigus ja nii edasi ei taha isegi mõelda mitte. Keema ei lähe mitte ainult sitt, vaid kogu organism. Siukse kommentaari kirjutas. Ja siis ma mõtlesin, ma panen ka vastu. Ma panen vastu. Sa panid vastu ta? Ja, ma kirjutasin, ma olen sinuga täiesti nõus, et Eesti viimased head koomikud olid Sulev Nõmmik ja Ervin Aabel. Aha. Ma isegi ei tea, kes need on. Muidugi... Sa ei tea, kes on Sulev Nõmmik ja Ervin Aabel?
ja sa kutsud ennast koomikuks. Ja mul naabrimees pani minu kommentaarile like'i. Ta võib-olla mõtles, et ma mõtlesin seda tõsiselt. Ja siis on sinu kommentaatori nimi on Lumme Gusta. See on minu bitt. Ja sa nagu oma kommentaaris ütled sitt, on ju. Ehk siis, kas see ei ole veits silmakirjalik või? Su nimi on ropp juba. Mis selle kommentaari, mis see kasutaja nimi oli? Gusta Lumme. Gusta Lumme. Vaat siuke seik ropendamisest. Aga ega ma üritan ka ikkagi vältida ropendamist, aga lihtsalt kui ma olen nagu väga sees, no ongi, kui ma näiteks talumeestega ka räägin. Kui sa oled väga sees? Kui ma olen vestluses väga sees. Ja nii sündis Kaurile 2 tütart. Ma tahtsin praegu rääkida väga tõsist juttu. Ja palun Kauri, vabandust. Näed, on naljakas, jah. Aga kui ma lähen näiteks, isal on töömehed, eks ole, ja kui ma tala õue peal töömeest näen, siis me ikka muljetame, on ju. Ja selle kohe nii, kui ma lähen nagu nii sisse sinna vestlusse. Talumehele lähen vestlusse sisse. Ma hakkan ise ka ropendama, sest et tema ropendab, mina ropendab, me oleme nagu, see on sünergia. Ja siis teil tekib klapp ja siis üks hetk sa oledki talumehe sees. Ja ropendate. Okei, mõtlen. Ja see ongi see, miks nagu vahest inimene ropendab, on see, kas ta tahab midagi anda südamega edasi või siis ta tahab samastuda kellegi teisega. Et see automaatselt ju ikkagi ropendab. Või siis on ka tegelikult see, et miks me ropendame, on seda, et me otsime nagu seda ühendust publikuga, sest et publik saab samastuda, sest et publik ju kõik, olgem ausad, kõik ropendavad iga päev ja siis, kui sa lähed sinna lava peale ja sa ütled, et kurivaim. See ei ole see. See ei ole see. Täpselt. See, nagu me oleme 20-ndates, on ju, 30-ndates, mis iganes. Ja nagu kui me lähmegi 18-aastastele, me läheme lavale nalja tegema, me ütleme, oi, kurivaim. Nagu, nad ei saa, nad ei hakkagi naerma, nad ei peagi seda naljakaks, sellepärast, et nagu, nad kuulevad esimest korda. Vahest on tegelikult ju naljakas ka, kui sa näiteks ütled laval, et oi jessuke. Türblipuur. See oleneb ka kõik su karakterist jällegi, aga Kauri karakterile sobib. Kauri karakterile sobib, jah, täpselt, sa suudad selle ära. Olin oma kuramuse traktoriga kuramuse põllu peal. Vaat peabki lugema, mis need vanad roppused olid. Õssist või samas nüüd on uus õss, vaata äkki seal on nagu juba sees uued asjad. Jah? Seal on nagu uues sõnastikus peaks olema mingi AI kohta oli ka vist mingi tööplönn äkki või? Seda ma tean. On siis AI kokku kirjutatud mingisugune töö. Sellega seoses meil on tegelikult üks lugejakiri ka. On või? Jaa, nagu mitte kiri, aga küsimus pigem. Jaa. See AI-ga seoses. Kui me oleme siin lugejakirjade juures, siis kallid kuulajad, nüüdsest on olemas ka kolmikpauk Gmail, ootame sinna kõiki mõtteid, lugusid, naljakaid, kurbi, toredaid. Meil on siis kolmikpauk@gmail.com ja ootame sinna siis absoluutselt kõike. kolmikpauk@gmail.com. Võite sinna saata, kui midagi meeldis esimestest osadest või ei meeldinud. Ei no üleüldse, tagasiside on alati hea. Kuna me oleme nagu väga alustavad koomikud, siis tagasisidet on vaja igale asjale. Vigadest õpitakse. Me täna Kauriga siia sõitsime, siis me arutasime ka seda podcasti tegemist ja kõik seda, et see podcasti tegemine, ta on siuke, ta ei ole nagu nüüd see, et me teeme podcasti, et nüüd mingi tohutult kuulsaks saada ja selle pärast ainult. See on siuke enese arengu asi, vaata. Et kui me teeme erinevaid asju, siis me ju arendame oma erinevaid külgi, ma arvan. Või mis te arvate? Mis teist see arvab? No ma arvan, et minul on rääkimine päris tugev trump juba niigi, ma ei pea seda arendama. Kui ma arendan seda veelgi, siis ma arvan, et ma räägiks kõiki surnuks. Ma arvan, et kõigil on midagi õppida või võtta kaasa. Aga tõenäoliselt täna me peaks harjutama ka selle oma homse raadiointervjuu jaoks. Kolmikpauk me läksime jälle teemast mööda, sorry. Tegelikult teemase läbi kirjad, kõik mured, rõõmud, absoluutselt kolmikpauk@gmail.com, ootame teie kirju. Jaa, aga selle AI-ga seoses oli üks küsimus. See on võib-olla teile rohkem suunatud. Kas AI tüdruksõber on tulevik?
ei ole. No. Kauri ei saa tavalistest naistest ka aru. Nagu. AI siis kõikidele, kes kuulavad, AI tähendab Artificial Intelligence, mis on siis tehisintellekt. Jah, TI siis see eesti keele lühend. Yeah. See on minu meelest täpselt sama küsimus, et kui sa küsid, et kas prostituut võiks olla sinu tüdruksõber. No ei ole, see on lihtsalt teenus. Ja aga nagu mõtleme selle peale, et kui AI... No, nagu tema võib rohkem olla su tüdruksõber kui robot, ma arvan. Ja aga AI tüdruksõber teeb sul süüa, ta nagu kuulab igat su mure, ta kunagi ei vingu. Võib-olla, kui tal on programmeeritud sisse, et ta vingub, siis on teine asi, aga mõtle, ta kunagi ei vingu, ta teeb kõike, mis sa tahad. See ongi kõige esitem, kui ta teeb kõike, mis sa tahad. Siis sa ju ise ju langed oma mugavustsooni ja sa oled nagu mõtle, perse auk inimene lihtsalt lõpuks. Aga mõtle, kui su AI tüdruksõber saab isegi transformeerida autoks. Nagu ta saab sind ükskõik kuhu viia. Ja, aga samas jällegi on nagu see, et kui ta on kõigega nõus, siis nagu mingid meelised kuskil Lõuna-Eestis lihtsalt nagu peksavad oma seda robotit ja siis see robot on nagu see on hea. Ja siis nad arvavadki, et see on okei. Aga mõnes mõttes tegelikult ju see lahendaks väga palju koduvägivalla probleeme ju. Sellepärast, robot ei lähe kaebama. Sellepärast, et need meelised Lõuna-Eestis, nad saavad kõik oma viha välja elada ja mõnes mõttes see olekski nagu see The Purge film, aga lihtsalt, et inimesed päriselt ei sure, vaid nagu robotid sureksid. Sest need mehed saavad oma viha välja elada robotite peal. Ega see ei ole sama. Ei ole jah. Ma arvan, et ta mingit nagu väsib ära ja tahab päris inimesi peksta ikkagi ja siis ta peksab veel rohkem. Sest ta on harjutanud. Sa ei saa nagu palgamõrtsukale anda nagu nukku, ütle, et kuule tapa seda. Ja, aga see ei ole sama. Selles suhtes, et kui sa oled ikkagi nagu saripeksja, on ju, kui sa ikkagi nagu oled koduvägivallale rohkem, kuidas on see, mis see sõna on? Kaldunud või? Kui sa oled kaldunud rohkem koduvägivallale, siis nagu... Siis sa peaks endaga tegelema. No seda nagunii, aga mõtlengi, et kui AI tüdruksõber on sul, siis sa põhimõtteliselt ju... Siis ei saa päris inimene, ei saa viga. Aga see ei lahenda probleemi. No seda küll, aga... See inimene on ikka haige ju. Okei, ma olen nõus. AI võib tüdruksõber olla nendele meestele, kes armastavad, et nende naine on ori. Lihtsalt. Et temaga võib kõike teha. Aga kas niisuguse mehi ei ole palju? Ei ole palju. Ei, ma küsin, kas selliseid mehi ei ole palju. Tegelikult pigem just, ma arvan, et on. Et nagu just seda nartsissistlike kalduvustega inimesi, kes on nagu ainult mina ise, ma olen kõige parem, ma olen kõige targem. Ja ma olen nagu ise näinud ka, kus inimesed võtavadki enda lähedale siis inimesed, kes teid nagu veidigi ülistavad või nagu, et see inimene ongi kõige ägedam. People pleaserid on siuksed inimesed, nagu mina. No põhimõtteliselt jah, et ta ongi kuidagi kogub, see ongi see ütlus, et näita, kes on sõbrad, ma ütlen sulle, kes sa oled sina. Tegelikult see näitab väga hästi, ma olen näinud, inimesed võtavadki omale ümber siuksed oma inimesed, kes neid nagu ülistavad ja nad nagu läbi selle muutuvad ise veel hullemaks. Ja kui nad on mingis muus seltskonnas, siis nad ongi ainult, mina ise, kuula mind, sina pead teadma, kuidas minul läheb, mind huvita, kuidas sul läheb, nüüd räägime minust, vaata, mina. Et nagu siukseid... Shout out to my ex. Milline? Okei. Ja ma kuulasin tegelikult esimest episoodi tegelikult ma parandan ennast, ma ei pane nagu nii külmalt sulle enam puid. Ja me oleme natuke õelad sinu vastu. See oli nagu naljaga. Ei olnud ikka. Meil oli fun, aga nagu... Ja siis ma kuulasin, et mõtlesin äkki mul nii fun. Ja samas Tead, mis ma arvan? Ma arvan, et hoopis Martini naine ütles, et... Ei, ta ei kuulanud seda. Martin on nagu, ja, mu naine toetab mind kõiges. Ei kuule isegi podcast'e. Sellest ütles ei. Nagu ei kuule. Ma ei tea, jah. Ei, no mul ka lähedased inimesed ei kuule, sest pigem ei... Ei, tegelikult see oli minu arust oli see tore, kuidas ma alustasime oma esimest podcasti elus sellega, et Tess, ma näen su seeliku saba alla, vaata. Siis ma panin täna meelega püksid. Aga need on ilusad püksid. Oh my god. Aga pihta. Aga eelmise teema juurde tagasi tulles, tegelikult mul oli üks kuulaja, veel üks sõber Jaak kuulas ka. Ja sõber Jaak ütles, et
ta on tore sõber, me saame korra aastas kokku, me mõlemad teame, et me siiski oleme sõbrad. Vaata, see on see meeste sõprus in a nutshell, vaata. Lihtsalt, aga 30 aastat pole näinud, paarim sõber. Mul on ka üks siukene tüdruk. Saan 2 korda aastas kokku. Siuksed sõprused on kõige tugevamad tegelikult. Jah, on küll vist, jah. Ei, sellepärast, et sa saad ükskõik kuna kokku vaata ja nagu siuke tunne, et te võite ükskõik millest rääkida ja teil on suhe ja pikka samaks. Sõprus ja side ja pikka samaks. Te võite nagu lihtsalt ükskõik millest hakata rääkima, et siuke tunne nagu oleks poolel jäänud eelmine. Ma ei oska seda seletada, aga nagu aega ei olekski vahel olnud. Et lihtsalt räägid, kuidas on läinud ja nii. Nii, sõber Jaak oli sul. Ja sõber Jaak ütles, et need Martini Pervo naljad on päris head. Et talle õudselt meeldib kihistas naerda. Oh yeah! Ei, kusjuures nüüd Pervo naljadest oli, las ma mõtlen, meil oli Rae stand-up õhtu, onju, ja siis seal tagasisides oli nagu minu kohta see, et need pikkuse ja homoseksuaalsusega seotud naljad venisid liiga pikale. Need oli liiga palju. Aga sa oledki pikk poiss. Peavadki pikale minema. Ma arvan, et sa tegid midagi siukest, et tegid ühte bitti jälle 2 korda. Ei teinud, ei. Mul oli isegi lühemaks tehtud, sest nagu mulle öeldi, et line-up on nagu tight ja et ma tõmbaks kokku ja siis siis ma tegin nagu lühemaks, aga see on nagu võib-olla seda homoseksuaalsuse nalja nagu minu setis on, aga see ei ole nagu suunatud teiste vastu, vaid see on nagu mu enda üle. Põhimõtteliselt nii-öelda. Nagu ma oleks või midagi siukest, et see ei ole kuidagi nagu solvavalt, et homotahvi või midagi. See ei ole nagu siuke. Et see ei, lihtsalt, et nagu kontekst tähendab, et see ei ole nagu selles, et ma ei tea, minu punch ongi põhimõtteliselt see, et kuidas ma proovisin oma nagu korterikaasast prõmmida, mis nagu ei ole tõsi, aga see on nali ja see nali töötab. Okei, aga see oligi see, mis Jaak ütles. Tuli meelde see, et vaata, Jaak ütles ka seda, et need stand-upi terminid, nagu me jutustasimegi, et hekler, kas naishekler või meeshekler, kumb on parem, kumb on halvem. Et tema õnneks teadis, ma talle seletasin ära, et mis on hekler, on ju. Aga võib-olla tõesti, et meil on kuulajad, äkki ei tea neid termineid kõike. Et siis, kui me nagu räägime, siis ma lihtsalt nagu ütlen nagu. Ja ega me rohkem terminid ei tea ka. Ei, kõik see, et closer ja line-up, set, opener, pommimine, hekler on vahele segaja. Jah. Põhimõtteliselt. Ja. Aga ärme praegu neid vist hakkasin seletama. Ei, me ei hakka seda dictionary't nagu lahti. Ja, et siis jooksvalt. Aga muidu inimesed oli mis te tegite täna ägedat? Natukene mölaga siia. Käis juuksuris. Ma käisin juuksi tarvimas. Kõik. Lillaks või? Ma ei tea, mis toon. See on juure pealt, vaata praegu hästi, Ja see on nagu vaata, ei ole kulunud. Nii-öelda. See on naljakas, sest et just mingi tund aega tagasi ma olin kuskil Lasnamäe 8. korruse korteris. Peaalas pidi terve vannituba näeb välja nagu mingisugune mõrtsukas, see on Alien filmis, sellepärast et kõik kohad olid lillat värvi koos. Ja siis me nagu paaniliselt üritasime nagu seda värvi välja saada, sest ta ütles, et see on nii hea värv, et ta jääb kohe nagu, kui saab kohe maha ja pesa, seda ta jääb igale poole külge, ehk siis nagu mul on kõrvad praegu lillad, mul on tegelikult pool näonahka lilla. Mul on, nagu te näete, mul on veel näpud lillad, kõik kohad olid, me olime täiesti paanikas seal, mul kõik meik tuli maha, mis ma olin teinud, me mõlemad nagu karjusime seal ja mõtlesime, et sellest oleks jube hea TikToki video saanud, sest me olime nii paanikas seal, sest kõik kohad olid lillad ja me ei teadnud, kuidas me ajaliselt valmis saame ja siis ta ütles, et ta teeb minust printsessi ja nüüd siin ma olen. Printsess. Ja, naiste eriolukord. Ma olin reaalselt niimoodi, et see ei olnud isegi nagu professionaalne juuksurisalong, see oligi niimoodi, et mõlemad kükitasime seal dušikabiini kohal. See Lasnamäe korter ütles päris palju ära juba. Ei, ilus Lasnamäe korter oli. Okei, vabandust. Ja siis järgmine kord, kui ma võin nime nimetada sellepärast, et Mari-Liis tahab meile ka tulla külaliseks, nii et mis? Jaa. Et siis ta saab äkki teile rohkem rääkida sellest. Kas ta teeb nagu meeste lõikusid ka või? Pead küsima ta käest järgmine. Minu arust Lasnamäe on nagu ilus kant.
ta on siuke maalähedane. Ta kui sõidad sealt läbi, vaata siis on see nagu see paekivi, see murrak või mis see on, vaata seal tee ääres. Ja see siuke mäe peal on ja tore kant. Ja tegelikult Lasnamäe ei ole nii kohutav, kui see tundub. Ja siis ma sain JBL kõrvaklapid ka täna kätte. Tellisin need samad. Siis ma mõtlesin, et AirPodside aeg on nagu läbi ja võiks JBL-ida. Kasvasid suureks? Sõna otsa mõttes, jah. See oli minu tänane päev. Ja Martin, mis sina täna tegid? Räägi meile. Mina, nagu siin alguses sai mainitud, siis mina praegu olen siis ehitamas oma distillerit, on ju. Seda ei olnud mainitud. Me mingis osas rääkisime, ma nagu hakkan alkoholi tegema. Aga jaa, ma olen siis see on siuke pereettevõte, ehitame siis oma käsitöö distillerit Endla looduskaitsealal. Meie nimi on Endla Craft Distilleri ja me siis praegu ehitame tootmishoonet ja täna ma olin siis seal tegelesin siis katusega nii-öelda, või laega siis pigem. Seal lappisin mingid auke ja värke ja siis mul oli kokkusaamine oma destilleeriga täna, arutasime natuke asju seoses siis nii-öelda alkoholiga on tulemas meie distilleri üks nagu väga äge asi ka, millest me praegu veel ei räägi, sest see ei ole nagu avalik. Aga jah, peamiselt oli täna siis distilleri asjaajamine täna ja siis ma sõitsin 2,5 tundi siia koos Kauriga. Minu armas Civic jäi Mäoristi. Kauri oli liiklusõnnetus vahepeal. Oli jah. Civicu nina on sassis. Ise ei põhjustanud, aga ühesõnaga jah, üks sõitis mulle ette ja ma panin 2 Civicut põrkasid oma vahel kokku nagu pühade munad. Aga vaata, see nipp nüüd pühadeks. Ühiskond võitis toopäev midagi. 2 Civicut vähem. Kui sa munasid koksid, siis teravam ots peab ees olema. Siis ma panin tal nagu külje pealt, vaata. Ja külg läks lämmi. Minul oli esimene ots ja terveks peaaegu. Sul on teravam ots või? Mul on teravam ots, oli ees. Ja siis on hästi, kui sul on teravam ots. Jah, ja ma ei teagi. Öeldi, et läheb 3 nädalat arvatavasti, siis hakatakse juppe vahetama. Kusjuures mul vend just müüs oma auto ära ja siis see uus omanik tal, see on vist mingi koolikaaslane tal, sai sellega 5 päeva sõits maha kandmisele. Samamoodi mingi Audile külje pealt siis ja bam! Kõik segamini. No see on segamini. Lööb padjad lahti, jah? Mul ei löönud õnneks. See oli nii suur koks vist. Kahjuks, võib-olla nad ei töötagi, ma ei tea. Koks ei olnud nii suur. Kas siis terava otsa asemel pannakse siis lamedam ots või? Nüüd minu autole või? Ja sinu autole. Ei, pannakse uus teravat. Ja. It has to be pointy. Ja siit, ma panin siin kevadel, panin kitsele otsa, eks ole. Ja siis oli ka natuke lõhkus plastikut ära see kits ja kole oli vaadata. Kuradi kits. Ja siis mõtlesin, et ei hakka vahetama, tead. Nagu nii juhtub midagi veel. Ja nüüd juhtuski. Ja mul oli nii, ma teadsin, ma pole süüdi, ma saan endale uue asi otsa. Ja mul oli nii raske seda rõõmsat nagu varjata, nagu teine vend oli nii löödub, vaata, issand, mis nüüd juhtus. Joo, jube värk ja ei ikka libe ja värk, ega sa ei saagi, Ise oli nii õnnelik, et tuli ära. Kas me räägime nüüd Kauripäevast ka või? Ja muidugi, absoluutselt. Kauri, mis sa täna tegid? Mis sa täna tegid? Mina ärkasin hommikul kell 6 ülesse. Tahate pikka päevaplaani? Ma läksin kell 6 magama. No, ma ärkasin ülesse kell 6. Ma läksin magama. Ma ärkasin ülesse kell 6 hommikul. Sa olid 7 tööl täna ju? Ei, homme. No ühesõnaga, sa tahad ei rääkida enda päevast, sest mul on siuke tunne. Räägi meile teist, miks sa hommikul kell 6 magama said? Mis sa ööda tegid? Ma käisin kinos. Okei. Mingi hiline seanss oli? Või siis väga varane? Ma käisin Avatari vaatamas, 3 tundi oli pikem. Okei, ööse kell 3 läksid? Ei. Eile. Aha. Et siis film lihtsalt läks natuke pikemaks? Jah, film läks pikemaks. No tead ise, snäkid, värgid, no kõik võtab aega. Väike õlle pärast. Okei.
no davai, sa ei taha rääkida siis. Ja siis ühesõnaga ärkasin kell 6 ülesse maal, onju, aga mul oli vaja mis asja? Miks see kell 6 oli? Mul oli vaja... Sa ärkad kell 10 tavaliselt. Sa esimesest lausest edasi. Ei nagu, come on, no. Kauri magab kella 12-ni tavaliselt. Ta on nagu, lapsed saavad ise kooli lihtsalt. Nagu. Ei, reaalselt Kauri räägib oma hommikutest niimoodi, et tead, ärkasin üles, viskasin lastele lobi ette, läksin magama tagasi. No Saagu ise hakkama. Lapsed olid seekord Viljandis, ma ärkasin maal, ma pidin jõudma Viljandisse kell 6:30. Ei, 7:30 tähendab. Ja et lapsed ärkasid, siis ma tegin pannakaid neile, tegin punupatsid pähe ja siis nad läksid kooli. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma nüüd viskan magama. Mis nagu pannkooke sa tegid neid? Tead, mul on see, sellest Tartu Milli jahust teen, vaata. Kas see on suuri või väikseid? Ja sa teed paksud või õhuksed? Ma teen paksud. Aga mul on see Aga firma... suured või väiksed? Väiksed. Paksud väiksed. Küsin seda sama küsimust, ei lihtsalt kotti, mida ma räägin. Ma tahtsin oma teemat rääkida. Ma mõtlesin, et sa teed ikka ise taigna. Ma teen üksinda podcasti. Okei. Siis Kauri saab rääkida ka. Aga mul on oma retsept selle valmis jahuga. Okei. Ei, mind päriselt huvitab, räägi. Siit tuleb tarantan, siit tuleb Kauri pannkoogi retsept. Kõik kallid kuulajad, pange tähele, kõik kokandushuvilised, kõik küpsetushuvilised, pange tähele, siit tuleb Kauri special pannkoogid. Paned peotäie, seda Tartu Milli jahu on ju, ja siis paned piima peale, ajata, segad ära, eks. Viskad natuke suhkurt, 2 supilusikatäit suhkur peab olema nii, et ägiseb, on ju, ja segad selle ära ja siis paned vanillisuhkurt, pool teelusikatäit vanillisuhkurt. Suhkrut. No ma olen maalt. Selle kohta. Okei, vahet ei ole. Ma lähen selle teemaga edasi, ma ei hüppa ühelt teemalt teisele. Ja siis tegin pannakad ära, saatsin lapsi. Sa ei öelnudki edasi enda pannakad. Siis teed lihtsalt panni peal, sa ei oska pannakad. Okei, ma mõtlesin, et sealt tuleb veel midagi. Ta on Tallinnas. Võiga, mitte õliga. No näed, nii. Vaid võiga. Nii et kiire kokkuvõte kõikidele kokandushuvilistele. Kauri kiired pannkoogid special. Ja, nii. Ja siis saatsin lapsi kooli, mõtlesin, kas lähen magama või teeks midagi. Ja siis ma helistasin emale, küsisin, et kas arvutit saab laenata. Tahaks podcasti tuunida. No seda teist osa on ju. Ja siis ema ütles, muidugi tule külla. Läksin sinna, tegi kohvi veel valmis. Tead, mis on või? Ma avastasin, et mu emal on mänguri arvuti. Lihtsalt selleks, et vaadata sealt ETV-d ja pilte. Nagu, tal on nagu nii võimas arvuti. Vähemalt teab välja nagu. Ta lihtsalt vähemalt Internet Exploreri lähe kokku seal. Ostis selle väikse õe jaoks, et ta hakkab kunagi videoid töötlema, aga ta pole hakanud ja vist ei hakka ka. Aga arvuti on äge ja ma saan seal seda töödelda, seda podcasti niimoodi, et ma ei pea ootama. Super. Jep. Kiitused Kauri emale siinkohal, et ta on Kaurile või tähendab endale nii hea arvuti ostnud. Me peame oma podcasti töötlema, sest Tessi elus on väga palju delikaatseid teemasid, mida ta ei taha avaldada. Delikaatseid? Delikaatessuudseid. Nojah, me salvesime ju eelmine kord, vaatasin, et alguses panin kokku, tund 50 ja alles jäi tund 20. Pool tundi minu elust lihtsalt läks. Pool tundi läks meil. Ei, tegelikult seal mingit suvalist möla ka vaataks, me tellisime asju ja nii edasi. Ühesõnaga siis tuunisin seda ja siis lapsed trennist ära ja siis söögid ette ja Tallinnasse. Aitäh sulle, Kauri, ja see oli meie kõigi 3 tänase päeva kokkuvõtte. Kas me võiks, enne kui me lähme selle tänase podcasti peateema juurde, rääkida sellest, et meid kutsuti Ring FM-i homme. See on nagu kõige kuradi lahedamas üldse. Martin oli ka seal. Aga Martin ei rääkinud, sa ei rääkinud temaga, on ju? Ei rääkinud. Sest ma ei ole nii ekstrovertne nagu teist. Ma ei ole ekstrovertne. Aga meid kutsuti Ring FM-i 17:10 peame homme kohal. Aga kas see on nagu confirmed ka või? Ja ma küsisin talt eile, just mis eile, ma küsisin talt mingi 2 tundi tagasi, et mis kellaks me peame kohal olema, ta andis täpselt aadressid, värgid, selgid. 17:10 oleme kuskil seal kohal ja
ja siis teeme mingi, kas siis mingi 10-15 minti või? Aga jah, ja kuidas me selle saime on see, et selle sama Ring FM'i üks saatejuhtidest siis naisterahvas, mis ta nimi oli? Ehtel. Jah, no nimesid ei pea nimetama. Ta on Ring FM'is. No vahepeal, Ehtel. Ta on raadios. Aga ta oli nagu esimest korda vaata maiki tegema ja siis tal läks nagu hästi, nagu ma aru sain. Ja siis ta nagu kutsus teist hakkas rääkima, no meil siuke podcast ja värki ja me oleme üliägedad ja ülitoredad. Eesti kutsus. Tegelikult oli see, et ma ei pannud ennast open mic'ile kirja ja siis ma vist sinuga midagi lollitasin või sinuga midagi rääkisin ja siis ta tuli mulle ütlema, et ma peaks ka lavale minema, vaata. Ja siis ma ütlesin, et... Sa võiks ka koomik olla. Ta tuli mulle juurde ja ta ütles, et sa võiksid ka ikka minna. Ma ütlesin, et miks sa seda ütled? No, sa oled nagu siuke... vahva energiaga. Või no, ma ei mäleta täpselt, mis ta ütles. See ongi, meil on tohutult vedanud, et sa oled meil siin. Sest et kui me Martiniga oleks seal olnud, ta ei oleks isegi küsinud, et kas te olete koomikud. Aga nii kui sina oled kuskil kohal, kõik teavad, et me teeme podcasti, me oleme koomikud, me teeme seda, et mul on lapsed, ta teab juba kõike nagu 10 minutiga. No ühesõnaga tegelikult ütleme niimoodi, me tegime väikse tehingu. Me peame midagi vastu. Ei, nagu... Tees andis juba. Ma juba andsin. See kõlab valesti. Ma tegelikult seda võib öelda. Ta küsis mul tupsi ja siis sealt meie sõprus kasvas. Ja siis ta nagu ütles... Nii palju maksab tänapäeval raadiosse saamine. Sa annad ühe tupsi. Ei, tegelikult ja siis me kuidagi hakkasime rääkima ja ma ütlesin, et me teeme poistega podcasti ja siis ta ütles, et tulge siis meile saatesse ka päriselt. Tal oli rohkem energiat, ta oli nagu, tulge, ta. No jaa, ma ei mäleta täpselt ja ma olin 1,5 kasteeli sisse joonud juba. Jaa, ei see oli äge. Ja üldse tegelikult Tartu maik oli päris huvitav see kord, hästi tore. Hästi palju inimesi oli nagu publikus, inimesed ei mahtunud ära mökusse ja koomikuid oli palju, meil line-upis 13 inimest. 3 inimest nendest olid esimest korda laval. Et aga väga äge, kindlasti kui on mõte, minge proovige, tehke, olge, et see on niisugune äge kogemus. Tegelikult me siit saamegi siduda tegelikult veits selle, sa võid nüüd maha ära lõigata, aga paljudel nendel koomikutel oligi see, et miks nad esimest korda tulid tegema, oligi nagu uue aasta lubadus, et see aasta ma olen julgem, see aasta nagu bucket list vaata, mis on kõigil vaata, et okei, et ma teen nüüd midagi ära, et 1. jaanuarist, kes läheb jõusaali, kes teeb open mic'i esimest korda. Et minu arust üks tüdruk ütles ka seal, et või oli see sama tüdruk sealt Ring FM'ist, et ta ütles ka, et ta mõtles, et ta see aasta on julgem. See open mic'i ja sellega ei tasu liiga palju selles mõttes, et stressi võtta, et ilmselgelt see on nagu suur asi ja värki, aga ta on siuke hästi vaba õhkkond, et sellepärast ei pea nüüd muretsema, et äkki ma ei ole naljakas või äkki ei lähe hästi. See on open mic. No. Ja, sest ma lähen ka täna niimoodi lavale, et mul on vist mingi 5 lauset kirjutatud notesidesse ja ma ei tea, mida ma seal hakkan tegema, sest see on mu teine mic see kuu. Ja kui sa nagu valmistud ja mõtled ja siis tõenäoliselt ikkagi sul läheb nagu hästi. No ma ei ole valmistunud mitte midagi täna. Minu poolt nõu on, kes lähevad esimest korda lavale, et ärge rääkige mingi pikka storyt, vaid lühikesed tabavad naljad, et kõik üleliigne välja, ainult see, mis on nalja jaoks vajalik, kandke laval ette. Endal lihtsam, publikul parem vaadata. Kuidas publik oli muidu Tartu maikil? Hea või? Ma ei tea, viimasel ajal on kuidagi õhkkond oleks nagu muutunud. Janar ütles, et nii surnud oli. Tagasihoidlikum on ikka. Ma tunnen, et mökus on valguse probleem. See publik on hästi valge seal. Ja seal on nagu, seal isegi ei ole nagu mingid nagu otseselt lampe ei põle, aga seal on nagu spottidega see teema, et seal on nagu need laetalad ja siis spotlight nagu peegeldab ees olevast laetalast nagu publikule alla, et see kogu spot ei jõua lavale, vaid see peegeldub ka nagu laiali. Ja see võib-olla kohe on nagu siuke nagu, ma ei tea, kas see on deer in the headlights efekt, aga võib-olla need häbenevad naerda. Seal ma ei mäleta, keegi ütles ka, et siuke tunne nagu nad ei julgeks naerda, et inimesed nagu on ja õhkkond on hea, aga siuke, et nagu ei julgeks naerda. Et see on ka, et nagu open mic on täpselt see koht, kuhu tulla naerma ja ei pea üldse muretsema või piinlikkust tundma selle üle, kui on naljakas, siis naerge. Ja umbes nii ongi.
aga üldiselt Tartu mökus enamasti ei pea pettuma selles suhtes. Väga vähe kordi on see, kus nagu läheb täiesti lappama. Eks see sõltub hostist ka, ma arvan, et seal kindlasti on olnud õhtuid, kus ma olen hostina, seal on nagu õhkkonna nagu persse keeranud. Punso üritas tegelikult nagu üles kütta. No peab proovima, jah. Yeah. See ongi hosti töö ju. Host on siis jah, õhtujuht. Siin terminitest rääkida. Mis nüüd saab? Kas läheme sinna selle teema juurde, mis ma autos välja mõtlesin või? Mis me tänase podcasti nagu võib-olla teemaks mõtlesime, on siis elu esimesed. Ehk siis esimene joomine, esimene suitsetamine, esimene seks näiteks, mis iganes. Et siukseid nii-öelda esimesi kogemusi jagada oma siis nooruspõlvest. Mul on nagu suitsetamisega oli see naljakas lugu, et see oli nagu põhikoolis on ju. Ja ma käisin nagu Vaimastveere põhikoolis. Kontekstiks nii palju, et seal koolis käisid enamasti need, keda mujal ei tahetud, aga nagu erikool oli veits palju. Ja siis, no seal oli nagu suitsetajaid sitaks ja nagu väga nagu noorest peast suitsetajaid, onju. Ja mul oli siis nagu minu klassivend oli ka siis nagu suitsetaja, me olime 4. klassis ja siis nagu see kool oli nagu kuidagi nagu nii alla andnud selle suitsetamise teemaga, et seal oli nagu üks hekk, kus taga suitsetamas käidi, vaata. Meil oli ka kusjuures. Ja keegi nagu lõpuks ei kontrollinud seda. Ja täpselt sama. See on nagu tead, no iga nädalavahetus seal käidi, iga vahetund seal käidi, no õpetajad, no vapsi ei kotinud nagu. Meil panid õpetajad isegi koni selle ämbri. Meil ka, minu ajal ei olnud seda, aga kui ma kunagi vaatamas käin, see oli prügihäst pandud lõpuks. Aga nagu ja siis, mis on muidugi nagu veider põhikoolis, siis oli lihtsalt tekitad suitsunurga ja said tegele selle. Direktor vahest proovis, et ta lihtsalt ukse peal võttis vastu, käisid suitsetamas, mis me suga teeme. Välja nagu nii viska, onju. Ja oli siis nagu pärast, ma olin koolis siuke hästi tubli laps, onju. Mul nagu siuksed, mitte kurjemapoolsed vanemad, aga ikkagi nagu majas olid reeglid, onju. Ja siuksed, kuidas ma ütlen, et karistus ei olnud see, et sul on arvutikeeld, vaid nagu, sa võisid rihma saada. Ja siis ma ei julgenud nagu hästi palju asju teha. Ma arvan, et see on nagu õige ka, oma lapsi võiks kasvatada, onju. Ja aga ikkagi nagu huvi oli suur. Ja siis, minu arust oli 4. klassi, siis käisime nagu suitsetamas ja värki ja siis ma mäletan, ma vist küsisin talt, et ta mingi paki tooks või midagi, vaata, et nagu nii äge on. Ja aga mu vanaema oli seal nagu õpilaskodus nagu kasvataja. Ja keegi läks kitule. Keegi ei tunnistanud, aga keegi läks kitule. Ja järgmine päev nagu mu vanaema tuleb nagu vahetunni aeg koolis. Lihtsalt tõmba mu rajalt maha. Nii, Martin, räägi mulle, sa ütled mulle kohe otse ja ausalt, kas sa tegid suitsu ja kas sa küsisid suitsu. Ma olin nagu lihtsalt nagu tiirin ja edasi, oli küll ja. Aga ta on nagu siuke nagu kuri vanaema võib-olla. No mitte nagu kuri. See, kes sulle praegu autot lääneb või? Ei. Mitte nagu kuri, aga siuke natuke kardad, vaata. Ja siis oli, ma olin nagu, ja siis ta nagu mõtles natukene ja siis ta nagu, et okei, tulen nädalavahetusel minu juurde vaarikaid korjama ja puhastama, siis ma isale ei räägi. Ja ma läksingi vanaema juurde vaarikaid korjama. Su vanaema on geenius. Et ta isale ei räägiks ja siis ma mõned aastad hiljem, ma olin ikka veel alaealine tegelikult, siis ma võisin olla siuke 7. klassis, siis ma rääkisin, mingi puuveo talgud olid kodus ja siis olid sõbrad ja tuttavad kõik ümber ja siis nagu tuli teemaks ja siis küsiti, kas ma olen teinud ja värki. Ja siis ma rääkisin, et ühe korra tegin kohe vanemale vahele. Ja siis nad naerid selle peale. Isa väga ei naernud, ta nagu veits vaatas kurja pilguga mind. Aga samas ta ei saanud nagu väga pahane olla, sest ma olin nagu kohe tema emale vahele. Ma sain karistatud. Tasuta laps tööjõud. See oli see, mida su vanema mõtles. Väga nagu genius tegelikult. Nõuka ajad, ma meeldib rääkida ikka. Ei, genius, sest nagu isa ma kardan. Või
okei, ikka kardan veel ja siis oligi nagu see, et jumala eest, et isa teada ei saaks, no siis ei tea, mis juhtuda võib ja siis mind nagu blackmailiti siis vaarikaid korjama. Praegu oli meil see esimene suits või? Mis klass sul oli? 4. Mul oli ka 4. klass. Meil oli see, et meil 3. klassist tuli üks tüdruk meie klassi juurde, sest ta kolis kuskilt maakohast, ma ei tea kuhu maakohta. Ja ta oli siukene, keda kõik natukene ignoreerisid, vaata. No ei nagu selles suhtes, et keegi ei tahtnud temaga otseselt tegemist teha, teda veits nagu, sest ta oli siuke natuke ülbe 3. klassi tati kohta. Ja meie nagu võtsime ta oma gruppi mingil määral. Me suhtlesime, ma pidin temaga suhtlema, sest meil oli sama maaliini buss, on ju. Ja siis nagu ma vahepeal tegin temast välja ja vahepeal rääkisin temaga, kui nagu mul oli häda. Ja siis mingi aeg oligi see, et 4. klassis oli see, et me kõik teadsime, et ta vist teeb suitsu. Nagu ta päriselt tegi suitsu. Me ei mäleta isegi, mis marki ta tegi. Kindlasti see ei olnud midagi mentooliga, sest et ta varastas vist ema suitsupakke või midagi. Ja siis ma käisin Lähtel koolis. Läht on siuke maakoht. Spordile väga suunatud, on ju. Suusatamised, murdmaajooksud, siuksed nagu orienteerumised on, et väga nagu spordile keskendunud. Oota, kas sa oled ju Tartu tüdruk, miks sa Lähtel käisid? Sest ma elasin seal lähedal. Okay. Ja siis meil oli siuke koht nagu Palalinna järv ja see on siukene nagu, seal on hästi, see on nagu karjäärid, vaata, ja hästi palju metsa, mis iganes, ja meil hästi palju kehalise tunde toimusid seal. Et tegime ümber mingi järvejookse, nii, ja siis me otsustasime, et 1. septembrikuu päeval, kui meil olid tunnid läbi, et lähme 4 lähme sinna kuskile metsa vahele ja teeme oma esimese kimu. Et siis käis üks suits, käis meil 4 vahel niimoodi, mitte keegi alla ei tõmmanud tossa ja kõik olid nagu, oi, see on lahe. Ma ei mäleta, kas me vahele jäime. Minu arust me vist kunagi jäime vahele ka, sest et mingisuguseid kirju pandi meid kirjutama, käskirju ja asju öelda, et ai. Ja siis me tegime vist mingi telefonimängu selle, kas oli õppenõustaja või mingi koolipsühholoogi kabinetis. Ma ei mäleta. Aga igatahes ja siis oligi see, et mingi aeg me kasvasime sellest kaugele minekust välja ja siis täpselt samamoodi, nagu sa ütlesid, et teil oli mingi hekk, vaata, kooli juures. Meil oli bussipeatuse juures, kus nagu kõik koolilapsed peale tunde, kui kõik nagu ootasid bussi, seal olid nagu 3 suurt kuuske niimoodi. Ja see oli see nagu ring ja siis alati need vanema klassi õpilased käisid seal nagu tegemas, on ju. Ja siis vahepeal oligi see, et õpetajad käisid seal nagu keelamas kõiki. Ja siis ma vist kunagi sinna ei läinud, aga siis ma mäletan, et mitu aastat hiljem võeti need kuused maha. Keegi suitsetaks. Vist küll oli jah. Et nagu oleks võimalikult nagu avalik ala, et keegi ei saa nagu kuskile peitu minna. Suitsetamine. Esimene suits ei olegi vist nagu kõige siuke intiimsem teema. See on lihtsalt nagu ta on osa üleskasvamisest lihtsalt, ma arvaks. Aga mul on tegelikult üks story, mitte esimese suitsu kohta, sorry, ma räägin ruttu ära, siis mu šauma kebab varsti tuleb. Ma hakkasin suitsu tegema mingi 6. klass vist või. Ja mul oli niimoodi, et ma elasin vaata maal, me elasime korteris ja meil oli niimoodi, et mul oli eraldi tuba, aga see oli täpselt niimoodi, et mul oli uks ja see oli ukse taga oli see elutuba ja koridor ja nagu kõik oli ühes kohas, on ju. Ja siis mina ütlesin ükskord, et kõik terve pere oli elutoas, vaatasid filmi, mina ütlesin kell 8 õhtul ma olen magama. Ja siis ma panin ukse kinni lihtsalt. Ma panin lihtsalt ukse kinni, mul ei ole lukku ega mitte midagi, panin ukse kinni. Ma teen enda toa akna lahti, ma teen suitsu seal. Ja ma arvan, et ma ei jää vahele. Ja siis ma teen hullult vaikselt seda akent lahti ka, vaata see plastik, vaata mis on, tõmban üliväikselt ja siis tõmban ja siis mul oli niimoodi, et meil kortermaja on ja siis teine kortermaja on vastas, ma olen nagu ja keegi ei näe, sittagi ei näinud, ikka nägid ja siis ma tegin oma suitsu lõpuni, viskasin ära, panin hullult palju seda lõhnaspreid, mingit hästi odavat ka tuppa on ju.
5 minti läheb mööda, istun nagu laua taga, teen, et ma mingi õpin või midagi. Ma ei mäleta, mis ma tegin. Ema tuleb tuppa. No nii, Tess, käisid suitsetamas. Ei. Valetad ka või? Jaa. No, Tess, sa pead õppima paremini varjama asju, vaata. See oligi story. See on hea soovitus, mida nagu lapsele anda, vaata. Mitte, et nagu vits anda, et ei tee suitsu. Tead, lihtsalt varja paremini, et ma ei teaks, mida sa teed. No see on ka eluks vajalik oskus. Ja ei, see on oota, kus koolis sa käisid? Mis see kooli nimi oli? Lähteühisgümnaasium. Mõtle, ja nüüd keegi tuleb sealt, see õpilane sealt on ju, ja läheb kuskile podcasti, räägib, et jätsin suitsetamise maha, et sellepärast, et Lähteühisgümnaasiumis võeti kuused maha. Pääsed kuused, aga tema sai suitsetamisest lahti. Ja ei, no minul oli, ma ei tea, te võib-olla ise olete ka teinud neid esimesi suitse, vaata need, mis sa tahad võtid? Minu taskus või? Laua peal. Ühesõnaga, need, mis asjad, need karuputked või? Või nad ei ole karuputked, need on need niisama putked on ju. Takjas või? Ei, no vaata need kõrred, vaata, mis on sees tühjad. Okay. No siuksed. Ja siis toppisime ju sellega, alguses proovisime heinaga on ju. No, ei mõjunud, pea hakkas valutama. Siis kuulsime kuskilt, et nõgesega saab. Noh, siis kuivatasime nõgest, on ju. Ja siis ka hakkas ikka pea valutama, ei saanud. Ja siis, mis toimis, oli see, et mul sõbra emal kasvas seda piparmünti. Siis kuivatasime, sõbra ema kuivatas ise piparmünti. Siis käisime seal kuuri alt võtmas, toppisime selle heinakõrre, tõppisime piparmünti täis ja võt, see mõjus. Kusjuures mul isa rääkis, et ta lapsena tegi sambla suitse. Ahju peal kuivatas saumalt ja siis nagu ise keeras paberi, siis tegi paberist kuradi voltis veel mingi suitsupaki ja värk ja siis käis kooli peal ringi kuradi. Äge värk sambla suitsu. See on nagu päris asi, et see toimib ka. Ei, ma ei usu. Ei, aga piparmünt on päris asi tegelikult. Noh, kui sa nagu ei ole... Ei anna sulle midagi ju. Kui sa ei ole... Sa saad mingi suitsu... Kui sa pole enne nikotiini teinud, siis piparmünt, ta mõjub uimastavalt veitsa. Esimene mentooliga suits. Lihtsalt mentool, mis jääb, lihtsalt piparmünt. Sul ongi likiga või? Lihtsalt piparmünt. Aga siis tekkis ikkagi huviga kui päris suitse proovida. Ja õnneks, meie pärast ka suitse ei tehta tegelikult. Mul isa oli suitsetaja. Okay. Mul vedas sellega, et mul vana ema, kes käis nagu maal abis ka marju korjamas, vanema korjas ise marju ja siis ta jättis selle suitsupaki tihti peale kusagile laokile ja sealt oli hea näpatust, ega vanaemat, nad ei mäleta palju neil oli. No siis kui lõppema hakkab, siis tasu läpata. Sa pead paki poole pealt liiga värsket paki tasu ka näppida, vaata, poole peal siis sa ei loe. Ja enam nii, et 3-4 suitsu on võetud, siis ta ei saa midagi ära. Siis võtab 2 ära ja... Ma oma isaga tegin sama. Nagu halli džesti lihtsalt vaatad, okei. Vaata pidudele ikka vaata, mehed käivad ja värki ja siis vahest läheb laokile ja siis... Ja vaat ja siis me proovisime suitsu, ei mäletagi, mismoodi see mõjus esimest korda. Ju ta äge ikka oli. Aga siis tuli uus mood. Siis linnast, mul sõber elas linnast too aeg ja õppis sealt igasugu uusi kombeid ja ütles, et temal sõbral on vesipiip. Ja siis ta tõi maale vesipiibu, ma olin mingi 13 äkki või, sõber oli 10. Ei, mul sõber on 3 aastat minust noorem ja ta õpetas mulle uusi trikke. Sa tõi maale uusi. See näitab, kui maakas Kauri on lihtsalt. No vist jah, ma kasvasin isolatsioonis. No muidugi. Ja maal vaata sõpru, vanasti oli sitaks, vaata meie vanemad räägivad maal mingi kängid, värgid. Meil mitte sittagi, keegi ei ela fucking maal enam. Nagu, nüüd on vaata nagu trend teistpidi vaikselt liiguvad maale värki. Aga siis ka need lapsed ju tegelikult nad ei hängi koos, nad kuradi istuvad arvutis või midagi. Et nagu vanasti nagu elu käis, inimesi oli rohkem, lapsi oli ka rohkem, toredam oli siis sitta keerata normaalselt. Aga praegu, meie siis kasvame seal, sa oledki suht nagu üksi seal maal.
ei no siis oli kui sa oled nagu väga metsa sees. Nagu kõige ägedam mäng oli vaata see, kui tulid kokku sõbrad kõik onju, või noh koolist. Noh, mina käisin nagu küla vahel mängimas onju, keegi viitsid sinna, no ma elasin külast 3 kiltsa eemal linnulennult äkki või. Keegi ei viitsid minu juurde külla tulla. Siis ma pidin ise minema küla juurde onju ja siis metsas mängisime seda hukakat, vaata, see oli noh, või politseid või pätti ja no siuksed asju, need olid ägedad mängud. Aga noh, ühesõnaga, suitsust veel nii palju, et siis tuli see Vessar, aga meil tekkis mingisugune hetk, kus meil ei olnud vesipiibu tubakat. Aga me teadsime, et vesipiibu tubaka sees, näiteks noh, on neid maasika ja kirsitubakaid on ju. Ja me mõtlesime, et me teeme ise. Noh, palju maasikaid on, puu otsas kirsse jagus ja vanemad olid kodust ära läinud ja meie sõbraga siis noh, mängime, on ju. Ja siis tegime sauna tule alla keset päeva ja viskasime maasikad lava peale uima ja kuivasidki ära kusjuures, aga see pani pea valutama nagu saite midagi kätte ka sealt või? No maasikakärsaka ikka saime kätte ja mõnus kärssa tõmmata sütt meil ka polnud, nii et seda tegime ka ise, vaata kaminasse tuli alla sütte peale ja ma mäletan, mul oli see kui mina olin 13-14, siis olid need e-sigaretid hull teema. No ilmselgelt siis mingi hetk ma kuidagi hankisin endale ka. Aga seal on ju see, vaata, seal on need koilid, mis siis põletavad seda nagu vedelikku. Nagu vetsi veel kuidagi said, vetsi see vedelik. Seal olid tekkisid koolis omad diilerid, tead, kelle käest saad, kes ise segasid. Aga oligi see, et nagu koile nagu ei saanud kuskilt ja siis lihtsalt ikka mingi, et lihtsalt kakud oma kärsakat, vaat, ülimõnus on. Ma mingi, et sain nagu üle ka selle vetsi ostmisega, vaata. Ja 100 milli tegelikult sain mingi 50, ma arvan. Et nagu noh, pudeli peal nagu mingit mõõdu seda ei olnud või midagi. Lihtsalt viskas mulle mingi potsiku pihku, ütles, et siin on 100 ja anna mulle nii palju raha. Ma olin, davai. No ma olin ülitatt ka, ja siis olid nagu need teemas. Yeah. Aga see kuidagi vajus ka ära. Ma nagu nende päris nagu, ma nendeni, mul olid vaata need nagu pulgad nii-öelda, mis olid, ma nagu sellele, nende PlayStationiteni jõudnud, mis nagu nüüd on, vaata need suured kuradi fucking kandilised, saad ussimängu mängida kuradi veebi juurde. Mul seda ei olnud, mul olid lihtsalt nagu pulgad. Ja siis sai nagu neid teha. Ja ei, ma olen sellest ajast no ma olen nii palju vanem jah, kurat. Sa oled must 10 aastat. Kui ma olin 13, sa olid 23 juba. Mul olid lapsed siis. Sa olid juba tussi näinud selleks hetkeks. Ma mäletan veel kooli ajast suitsukõisus oli see, et mul oli üks klassi, siis me olin vanemad, mingi 8. klass juba ja siis tüübi vanaema sai nagu mingid vene salasuitse, kui käis nagu sebraga koolis, mingi sebrasuitsud olid vaat. Siis ta tõmbas seda peeniks, mingid vene suitsud, kõva värk rääsk. Siis ta rääkis ka, kuidas ta on hull diiler, vaata, kuidas teistele suitsupakki müüa, vaata, ei tema otse ei anna, vaata. Mäletan seda aega. Et tema on nagu see, et tema jätab paki kuhugi, ütleb, et jäta raha sinna ja siis niimoodi saab, vaata. Tema nagu mingi räme kuradi, nagu ma ei tea mida siin, ma ei tea mida müüks, vaata. See on fucking salasuits, lihtsalt rahul maale. Aga ei tea, ma jätan suitsupaki sinna ääre peale, sealt ääre pealt võtan raha, siis on korras, keegi ei saa trackida, vaata, keegi ei tea, kust tuleb. Ainuke vend, kellel on salasuitsu koolis, vaata, keegi ei tea, kust tuleb. No jah, aga asi peab käega olema, jah. See noorena teebki selle pärast. Põnev, samas jällegi 8. klass võib-olla ei peaks nii taun olema, aga need, lapsed ikkagi, vaata. See on see, vaata, nagu tatina mõtled 9. klass, kõva vend. Ma tean kõike, vaata. Ma olen praegu 22, ma ei tea ikka sittagi. Nüüd ma saan aru, et mul on täiskasvanu järelevalvet vaja, et asju teha. Aga siis läks ju aastaid mööda, ma ei tea, kas seda tohib siin rääkida, mis ma sulle autos rääkisin, Tess ei tea, et Martin, te saite üle nii, et nagu puhui. Ühesõnaga, meil sõber ütles, et tal üks sõber linnas. Tema kaudu saab kanepit sebida. Siis oli krooni aega, kanep maksis 200 krooni. 1 gramm, ma ei teadnud, et see 1 grammgi on. Lihtsalt ma tean, et kanepit sai 200 krooni eest. Ja siis mina panin 100, sõber pani ka teise 100 ja andis oma sõbra kätte ja siis teine sõber ütles, et sorry, tegelikult ei saa. Aga rahast olime ilma kõik.
jah, ei, see oli hea põdend. Ja rohkem ei julgenud ka vaata kanepit kuskilt, tellida. Sa tead, sa jääd rahast ilma. Kuidas krooni ajal skämmi saada. Jah. Siis tundus see minu arust palju hullem, sellepärast, et praegu sa jääd 10 eurost ilma, mis seal ikka 200 kroonist ilma jääda. Tundub suur number. See tundub vaata depressiivne juba. Aga kui sa mõtled selle peale, kui palju sa said 25 krooni eest poest osta tookord. Krõpsu, oligi see, et sa said krõpsupakki, sa said kommipakki, sa said mingi jäätise ja sa said mingi joogi ka veel, mis eurodes teeb vaevu 2 eurot, on ju. Ajad olid teised. Ei, Kauri hakkas autost lugu rääkima, mina panin soti, sõber pani soti, ma ei tea, kui palju te kanepit asjad on. Ma hakkasin mõtlema, et Kauri rääkis, et ta oli siis nagu laps, kroonid olid, vaata. Nüüd see nagu kõlab loogiliselt ka. Kes ostab 200 euri eest esimest korda kanepit? Kuhu te mehed lähete? Oota, 2010, kui kroon tuli, siis sina olid kui vana? 2010, kas... Kuna euro tuli? 11? 1. jaanuar 2011. Või tähendab, vabandust, kui euro tuli. Et kui vana sa olid, kui kroon kadus? Ma 2003 sünninud mingi siis 8 või? Ma mäletan seda, et esimeses klassis sai veel kroonide eest nagu poes käia. Me nagu kooli juures oli pood. Mul oli 6. klassis juba. Tule, ma olen laps ikka, Said oma esimese krooni kätte ja siis öeldi, et sorry. Ei, põhimõtteliselt jah, sellega oli vaata ka nii laps, vaata, numbreid huvi tunned ja sellel lihtsalt kassab ja teada, mis ma selle eest saan, vaata. Paned oma mingi sendid lava peale, ma ei tea. Kusjuures, ega ta joomisest ei rääkinud. Minu esimene joomine oli samal aastal, kui euro tuli. 2011. 6. klass või? Jah. Issand jumal. Raske sajad. 13 värgid. Mul oli juba depressioon, vaata. Adult shit. Masendus, mul oli lahutuskäsil, vaata. Mul oli vaja lapsele alimente maksta. Ja siis hakkasid jooma. Ja niimoodi peab ja niimoodi. See on ainus viis, kuidas toime tulla. Toi. Ja see oligi kogu lugu või? Ei olnud, ma lihtsalt söön praegu. Aga... Siis head sa alustasid. See on jah tore. See tähendab, et ma peaks tegelikult oma story edasi viima. No me ootasime küll midagi. Minu story, esimene joomise story oli see, et tegelikult mul on tõenäoliselt üks kõige paremaid esimese joomise storysid üldse. Ma ei mäleta algust, aga ma mäletan nii palju, et ma elasin külas, on ju. Sama küla, kus ma taga kui ma akna peal suitsu tegin. Mul oli üks seal naabritüdruk teisest majast. Ta käis ka ühes Eesti saates kunagi. Vahet pole, modellisaates. See selleks. Ja tal tuli idee, et kuule, Tess, lähme jooma. Aga ta oli ka alaealine. Siis ma olin nagu, et okei, kus me nagu juua saame, mis me saame, vaata. Lähme küsime mingi parmult, vaata, meil elab neid palju siin, on ju. Ühe parmu nimi oli Neeme. Ja ma teadsin teda, Neeme oli siuke, kas te teate, kes on Bob Ross või? See maalja, see, kellel on afro, on ja tal on hullult suur see habe. Neeme oli umbes sama, aga nagu kui Bob Ross oleks nagu 10 aastat nagu tsüklis olnud. Ja, sest et tal nagu oli afro, aga nagu juuksed olid nagu maha kukkunud või langenud. Veits õlised. Ja veits õlised ka ja siis ta korter oli nagu siuke ehtne näide Eesti sotsiaali korterist, on ju. Ma ei olnud kunagi käinud seal. Siuke Võsapetsi. Ja see, kuhu Võsapets läheks vaata tegema uut storyt, on ju, uut esikaant. Ja siis 6. klass ma olin 12. Jah, 12. Läksime siis sinna, see oli märtsis ka, see oli 21 märts või midagi siukest. Märtsis oli. Ja lumi oli veel väljas. Ja siis ma mäletan, et me läksime sinna, võtsime Neemele, et kuule, et äkki ostab meile midagi, vaata. Kangemat, vaata. Ja siis ma ei mäleta, kuidas me selle kätte saime. Aga järgmine hetk oli niimoodi, et mina ja mu sõbranna olime siis lauaviina ja apelsinimahlaga olime tema maja taga rõdu all. Nagu rõdude all, vaata, kortermaja rõdude all, vaata, seal, kus on need keldriaknad ja mis iganes. Me tegime seal kunagi suitsu ka ja asju. Ja siis me olime seal rõdu all. Ja ma võtsin oma elu esimese selle lonksu lauaviinast. Siis ma mõtlesin tükk aega,
miks inimesed nagu vinguvad, et viin on nagu kange või miks nagu inimesed haisevad, sest et viin ju, see on ju nii magus. Aga mulle ei jõudnud kohale see viin kuni 2 sekundit hiljem, kuni see kurku jõudi, siis ma sain aru, mis kuradi kõrvetav tunne see on, onju. Ja me jõime 2 peale vist selle poole see lauduri ära. 2 peale. Ja seda on päris palju ju. Ei, seda ma räägingi, et see oli esimene joomine. Mul ei olnud esimene joomine mingi siider või mingi õlu, onju, lauaviin. Ja siis ma mäletan, et me mingi hetk olime jumalat täis ja ma läksin oma parima sõbranna tol ajal, siis ma hakkasin tema ukse taha minema, me elasime samas majas, alles 2. korrusel. Ja ma hakkasin tema juurde minema ja ma kukkusin trepist üles. Füüsikaseadused lakkasid töötamas ma kukkusin trepist üles nagu kõhuli ja ma maandusin nagu näguli, vaata. Ja näguli? Jaa, näoli. Ja nagu ma kõige lahedam oligi see, et vaata, need olid need siuksed üli-vanad kortermajad ka, kus kui sa nagu, kui midagi koridoris toimub, onju, siis kaja käib, vaata. Ja siis te võite kujutada ette, et kui ma kukkusin pikali seal koridoris, mis kaja käis terve 3 korruse peale, niimoodi nagu mingi tuumapomm oleks lõhkenud just. Ja siis ma läksin ukse taha, ma koputasin, ma lootsin elu eest, et ta ema ei tuleks ukse peale. Sest et ma haisesin ju viina järgi ja siis ma ei mäleta, kas ma ütlesin talle midagi või kas ma sain ta üldse kätte, aga see, et ma läksin talle ukse taha keset ööd ja tema tuli ukse peale, see oli joppamine. Vaat, see oligi minu esimene joomise story. Ma saan nüüd edasi süüa. Ja, ma oleks pidanud ise esimesena rääkima, sest ma ei saa toppida seda nagu. No. Ma tegin just sõbrale videosid, et salvesta muut osa ja mul on juuksed püsti või? Ei. Oh. Mina olen järgmine. Sa võid olla. Ja mul tuli meelde oma esimene lugu. Mul olid Pärnu sõbrad, ka peretuttavad. Aga ma ei ole nüüd juba mingi üle 15 aasta nendega rääkinud, sest et üks sõber hakkas mu silmarõõmu sebima. Ja siis me läksime tülli. Ja. Siis kui me kõik olime mingi kuradi 13-14 väga kõva värk. Laste mingisugune sebimine oli. Aga ütlen siinkohal ka nime. Armas Fredi, kui sa seda kuulad, ma olen ikka veel solvunud. Fredi meil putsi. Me ei tee Kaurile nii. Ja, aga oli jah. Oota, kas Fredi on suur tüüp või? Pole ammu näinud, aga ei, ta on minu moodi kõhna, ma arvan. Kui siis on paks. Et kui sa Fredi, kui sa oled minust suurem, siis pole vabandust. Kui ei, siis mine putsi. Jah. Ühesõnaga, ma arvan, et keegi ei pahanda, kui ma lihtsalt ütlen. Ma olen harjunud, kutsusin siiski, sest need olid paaris sõbrad. Oota, tead neid paaris sõpri. Neid ei kutsuta üksi. Öeldakse Kristo Fredi. Kas Kristo Fredi ka tulevad? Need olid paaris sõbrad. Ja siis õde oli mul siis Pärnus koolis. Ta on must natuke vanem. Läks gümnaasiumisse ja siis mina ütlesin emale, et mina lähen õe juurde ööseks linna. Ja siis tegelikult sain Kristo Frediga kokku. Ja Kristo Fredil oli 3. Juba teadsid, mis õhtul toimuma hakkab. Minu jaoks ostsid ka siukse ballooni. 2-liitrine. Nagu longerot või? Ei, see oli mingi rokk või? Asa räisk. Mingi siuke asi, jah. Poisid, teeme täna ühe pommitaurust äkki ja teeme selle büro käima. Ta võis olla aga pilsner. Mekkis hästi. Fredi juures keldris. Seal oli ka kurki, mida peale võtta. Õllele. Jah, mängisime kaarte, jõime õlut, sõime kurki ja elu oli nii ilus. Ja see oli minu esimene alkohol. Minu esimene joomine. Sorry, kas ma võin sind katkestada? Sa ütlesid, et jõime kurki ja õlu oli ilus. Õlu... Sa ütlesid, jõime kurki ja õlu oli ilus. Sa ütlesid, jõime kurki ja õlu oli ilus. No, Kauri esimene kord, et Kristo Fredit korki saada. Kauri isegi ei mäleta, kuidas öelda enam õlu. Kell 6, eks ole. Ärme narri nüüd siis.
Kauri on mällaris lihtsalt ühest õllest, ta ei oska rääkidagi sellest ajast saati. Aga kusjuures oli see, et me jõime mingi, ikka pool jõin ära vist kohe niimoodi istudes lihtsalt kartuli kuskil kasti peal istusin ja jõime ja siis tõusin esimest korda purjus peaga püsti ja ma mäletan, kui hea tunne. Natuke nagu tuikab ja siuke mõnus. Ja siis võtsime jalgpalli, läksime korteri seina vastu palli taguma. See oli nagu nii, need esimesed mälestused, need on meeles. Kas teil ei olnud seda, et kui te esimest korda purjus olite, hakkasite nagu üle mängima seda? Jaa, 100%. Iga kord. Tule nii äge, vaata. Ei, see jooksed ja siis teed, et sa vajud ära. Issa, ma olen nii purjus. Ja siis isegi tal nagu vanaisa tuli keldrisse sinna, me kuulsime juba kaugelt ära, et et mida keegi tuleb on ja see õlled käisid kuskile kasti ääre alla või ja see vanaisa, tere poisid, et kuidas teil läheb siin? Kuule, et siin üleval korrused need joodikud hullult möllavad, et vaadake, et nad siia alla ei tule. Ei tore, et te mõlemad võtsite praegu telefonid kätte, ma olen investeeritud nüüd teile rääkima seda lugu, aga see oli minu esimene joomislugu. Väga fun. Ja Kristof-Redi kahju, et me tülli läksime. Kas sa jätsid mõlemad sõbrad maha siis? Nad olid paaris sõbrad. See oli package deal. Jah, see on see, et sa ei saa ühega sõbrustada. Ja ilus tüdruk oli see, kelle ta mult üle lõi, kuigi ma arvan, et see tüdruk ise ei teadnudki, et ta mu silmarõõm on. Aga ikkagi vaata, laste see, et ei, kurat, Liisa on minu, Liisa isegi ei tea, kes sa oled, vaata. Ta hakkas nagu minu sünnipäeval minu nagu tüdruksõpra üle lööma. See on tikk move. See on väga tikk move. On küll, jah. Sõbrad nii ei tee. Mul on trauma. Nagu isegi 14-aastane peab bro code'ist aru saama. No, eks ta oli süke ära hellitatud ja üksik laps ja tal ei ole mingi bro code'i. Keegi kirjutab mulle, räägi siis sina. Minu esimene joomine, ma võisin olla, ma vist olin 15 äkki siis juba. Ma mäletan, oligi see, et kuna ma olin sellised rangemad vanemad, värki, aga siis mul tekkis põhikoolis siuke nagu hästi hea sõber. Ma siin, mulle anti mingi asi. Raadiosse mineku homme, see test näitab meile kõigile. On nii, sain ma sõnumist õigesti aru. Nii tore. Vabandust, ma olin siuke 15, ma arvan, 9. klassis siis ja see oligi, mul tekkis siuke väga hea sõber, me olimegi ka suht Kristof-Redi, et kooli peal kogu aeg hängisime koos ja värkis best friends, ja siis käisime üksteisel külas. Ja siis oli niimoodi, et mul vanemad olid kuskil ära, ma ei tea, puhkusel või mis iganes. Ja siis maja oli meie päralt, ma mõtlen maja, saunad, värgid, üliäge. Ja siis mõtlesime, et teeme sauna ja siis käisime veel kuradi Vaimastverest, sebisime 6 pakki õlut omale, mingi vanem tuttav. Meil oli klassiõe vend, kes siis meil õlut ostis ja värk, hull diil käis. Ja võtsime 6 pakki õlut ja siis teeme sauna, joome õlut ja värk ja siis ma jäime seal mingit, ma ei tea, kus see saadud oli, mingi samakas oli. Siis jäime selle samakat ja panime õlut ja siis ka jumala kuradi, jumala nagu purjus vaata ja siis on ka vaata see sama efekt, oled seal saunas tiima, hullult lällad, mängid, paned nagu räigelt juurde ka vaat seda, ma olen nagu nii täis ja nii äge, muidugi ma olin ka purjus, siis naerad täiega, üli fucking lõbus, üli äge. Nagu miks ma ammu ei joonud juba nii äge on, vaata, nii naljakas on. Ja umbes see hetk, kui ma magama läksin, ma sain aru, miks ei peaks jooma. Et mul nagu sõber oli nagu kogenum juba, temal sükest asja ei olnud nagu karussell. Mul oli karussell, sest nagu me jäime nagu järjest ja siis läksime magama. Siis mul oli karussell, ja elu esimene karussell, mitte siit karu ei saa. Me nagu, halb on. Miks halb on? Ma ei tea, kõik käib ringi, miks käib ringi. Ma mäletan kunagi, ema rääkis mulle, et kui nagu tema vend siis esimest korda tõi, et siis ta nagu pani jala voodiservalt maha, et nagu siis nagu maailma pöörle hui töötas, kõik pöörles ikka edasi, vaata. Ja siis ma oksendasin päris mitu korda. Ja siis
järgmine hommik mõtlesin kuidagi pommakas lahti saada, vaata, et nagu inimene tegin trenni värki-särki ja siis ma nagu oksendasin, see tuli kuidagi välja, et ma oksendasin ja siis mul oli nagu, õde oli ka kodus, siis ma ütlesin, ma ei tea, õde tegi makaroni, need vist veits veidrad, et ma sellepärast oksendasin. Ja see oli nagu, see nagu ei trumpa üle seda lauaviina joomise lugu, aga nagu sellest hetkest läks nagu kõik nagu allamäge, siis ma juba hakkasin sõbraga Tartus käima, noh, telas Tartus hakkasime seal joomas käima, maja, peod, värgid, särgid. Muidugi nagu siuke täiesti asendamatu osa nagu sellest võib öelda lapsepõlvestist või? See on ikkagi põhimõtteliselt lapsepõlv. Et siuke nagu esimesed peod ja siis tekkisid juba esimesed mingid tüdrukud, vaata. Noh, juba teadsid mingid peod, kuhu lähed, et see tüdruk on seal, et ma nagu, noh, täna lähen kuradi Liisaga värki-särki, nii kordagi ei saanud midagi. Ma nagu avastasin enda elus, kui ma olingi siuke 15-16, siukse huvitava mustri, et kui ma nagu sain mingi neiuga tuttavaks, siis see esimene kord, kui me nagu olime, siis ma sain nagu kõige rohkem nagu mingit actionit, vaata, mingi musitada ja värki videoga. Iga järgmine kord, mis ma teda edasi nägin, sellest kaugemale ta minust läks, vaata, järjest kaugemaks asi jäi. Ja see ei olnud ainult ühe tüdruka, see nagu mitu tükki, vaata. Esimene kord, tere, fireworks minu jaoks. Ja siis järgmist kord lihtsalt see nagu veidib ära, vaata, järjest kaob. See oli nagu väga pikalt nii. Kas te tahate teada, ma arvan, et sa vist lõpetasid, oli? No, tundub küll, jah. Kas te tahate teada, kui pühendunud ma alkoholismile olin, kui ma olin 9. klassis, ei 8. klassis? Üllata. Vaata, ma ei tea, ma mainisin vist, et ma elasin 10 kilomeetrit Tartust eemal, on ju. Mm-hmm. Ja no probleem oli selles, et ma vahetasin 2011 ma vahetasin kooli. Jah, 2011 ma vahetasin kooli. See 2011 algus ma hakkasin jooma, siis ma olin veel lähtel ja 2011 suvi ma jooksin kodust ära isegi ja värgid-särgid käisin joomas, vaata, linnas, Tartus siis. Linnasõbrad tekkisid. 6. klassis jooksid kodust ära jooma? Jaa, see oli väga populaarne tol ajal, ma olin 3 päeva jooksus. Tüdrukud tõesti arenevad kiiremini. Ja siis tol ajal, ma võin rääkida siis selle väikse storytime'ina ka niimoodi. 2011 suvi oli niimoodi, et ma tegin blogi tol ajal ka veel. Ma kirjutasin iga päev blogi ja ma kirjutasin sellest ka, kuidas ma kodust ära jooksin. Nagu Pipi Piksuk või need Annika ja Tommi vist või keegi jooksid kodust ära, vaata. Pipiga koos ja ma kirjutasin ka sellest blogi, kuidas me käisime Tartus, siis kuidas me saime Tartusse, oli see, et mina ja mu 2 sõbrannat, meil olid ühised topid, samasugused nagu, need olid nagu sellised, need olid nagu tuunikad, need olid särgid, aga me tegime need kleitideks ja meil olid lühikesed püksid all, vaata, nii et see tundus nagu meil oleks üli-lühikesed kleidid seljas ja me läksime hääletama maantee peale. Nii palju valesid asju nagu korraga. Mina ja mu sõbranna olime 12 ja see teine trukk oli vist 10 või 11. Miks see hea mõte tundus? Ta oli minu arust 10-aastane ja me saime siukese veoki peale, kus oli nagu bussi täis, see oligi buss nagu, seal olid töömehed ja siis oli see, et ette sai istuda 1 inimene ja keskel sai 2 inimest istuda ja mina istusin sinna ette. Ja siis nad viisid meid Tartusse ja siis me 3 päeva kõik käisime mööda Tartut ringi ja laaberdasime ja mida me kõike tegime. Aga ja siis ma 2011 september olin juba Kivilinnas, Tartu Kivilinna gümnaasiumis. Oota, aga mis asja, kus te ööbisite Tartus? Me ei maganudki lihtsalt vahepeal. Lihtsalt kõnnistige mööda linna ringi? Me sõitsime linnaliinidega, käisime poodides... tegime koerust mis tunne oli nagu nii kaua magamata olla? No selles suhtes me magasime nagu päeval, vaata suvi oli ka ja siis oli see, et tõmbad Anne kanalis korrati teki või mis iganes meil kaasas oli, tõmbad maha veits rannas nagu paar tundi und või mõni minut und ja siis lased edasi ja siis käisime mingi joomas siidreid ja asju ja siis kõik olid mälus. Kus te saite algsi üldse? Ma ei tea, sest et meil lõpuks kogunes see kamp nii suureks vahepeal, et keegi teadis kedagi, kes teadis kedagi ja siis inimesed käisid vargil kuskil palkopoodides, tavapoodides ja
mina alkohot kunagi ei varastanud. Varastasin muid asju. Kauri mõtle, see on su vanem tütar varsti. ei, nagu see oli lihtsalt tol ajal nagu kõik, kellega ma suhtlesin, olid full kriminaalid ja kes sealt edasi läks siis Tapale ja kes läks Kaagvere erikooli ja mis iganes ja kes istus vangis lõpuks. Ja... See on hea seltskond. No jaa, aga ma sain sellest õnneks ruttu välja, sest et ma elasin nii kaugel, vaata. Päris 10 või? Mina ei olnud 10, ma olin 12. See ei paranda väga palju. Aga ja siis ma läksin Kivilinna ja siis oli see, et ma olin Kivilinnas, see oli nüüd 7. klass, 2012 nüüd kevad. Ma vist hakkasin jalkatrennis käima värki, ma võtsin enda elu veits kokku, käisin ikka joomas värki, salaja, mis iganes. Aga teate, mis ma tegin või? Ma võtsin oma ratta kevadel. Ma sõitsin 10 kilomeetrit Tartusse, et oma klassi juurde minna ja et ma saaks siidrit juua ja me saaks naabripoisse külla kutsuda ja me saaks koos mingi lauamänge mängida ja värki. Ja siis ma sõitsin 10 kilomeetrit öösel koju tagasi. Ükskord ma päris tihti sõitsin ja te ei kujuta ette, kui peeniksed mu jalad tol ajal olid. Sest et see pühendumus, mis mul oli, ma sõitsin peaaegu mingi iga 2 päeva tagant, ma sõitsin mingi 20 kiltsi maha vist selle rattaga, see ei olnud maanteeratas, on ju. Ja... Kas see oli see vanaema korviga ratas? Ei olnud. See oli mingisugune mountain bike, mingi basic. See varastati paar aastat hiljem varastati see Tartus Rüüti tänaval muidugi ära, sest ma jätsin ta 5 minutiks sinna. Aga see selleks. Ja väga tihti sai käidud, ma mõtlen, kuhu see story pidi jõudma. Ja siis üks hetk mul oli niimoodi, mul sai kumm tühjaks vist, kui ma sõitsin jalkatrenni, ja see on juba ebaoluline, aga jaa, ma sõitsin kogu aeg jooma ja siis ma sõitsin minu arust veel 15 kilomeetrit kuskile pindadele, asjadele ja igale poole sõitsin selle rattaga lihtsalt, et jooma minna. Nagu ma olin 17, kui ma hakkasin pindadel käima ja see tundus wild juba. Ma ei 12, ma mängisin Legodega siis nagu tõrra, mis toimub. Aga siis ma olin 13 juba. Ma olin 16, ma mängisin Legodega. No on ju. Damn. Ei, crazy. Vähemalt on nagu, on millest rääkida. Mul on väga palju millest rääkida. Ma saadan oma lapsed sinu juurde koolitusele. Mida mitte teha muidugi. Sa arvad, et lapsele töötab see, et sa nagu räägid talle crazy ass stories'id ja ära tee? Lastel on just see, et kui sa ütled neile, räägid kõike, mis võimalused on maailmas, mida kõike võid teha, vaata, ja siis nad proovivad ja kui sa keelad neil midagi, siis ilmselgelt on vastupidine reaktsioon. Ja mul on ka täpselt niimoodi, et kui sa ütled mulle, ma ei saa midagi, ma tahan seda. Kuule, aga kui vanalt teil oli see kodus, et ema isa ütles, et natukene ikka võib veini ka poisile valada. Ma olin mingi 4. Sa mäletad seda ikka? 4 või 5 aastane, siis ma limpsisin õlut alati, seda õllevahtu. Õllevaht, see on savi. Aga ma mõtlen nagu päris, et sa oled piisavalt suur, et sa võid jõululauas ka pitsi võtta. See midagi hakib. Ja su mikker hakkis korraks. Nii. Mingi jama oli korraks, ei tea. Okei. Aga ma olin 17, kui ma nagu sain siis vanematega koos lauas. Siis mul anti ka nagu. Ma olin 16, sest et meil oli see sugulase pulm oli, siis me ema käime veinist jumala üle. Panime möllu hommikuni kella 6. Siis ma tantsisin mingi 32 aastasega. Pärast tuli välja, et tal oli naine olemas. Oota, ainult tantsisid või? Ei, me rääkisime juttu ka kella 6 hommikul, aga ta naine oli magama läinud, aga ma olin 16 tolle ajal. Aga nagu kätt ei läinud päris põlja peale või? Ei. Okay. Aga me rääkisime suht palju ja siis ta hakkas veits meeldima mulle ja siis ma pärast otsisin ta sotsiaalmeedias üles. Ja siis ta meeldis mulle tükk aega ja siis ma sain aru, et tal on naine. Vist olid lapsed ka, võib-olla ei olnud, aga... Meil oli see, ma ei mäleta, mis ajal, see toimus suht sujuvalt, ma arvan, pani mingi 15 on, kui vanemad juba lubasid nagu juua oma seltskonnas. Pokaali. Aga meil oli see turismivärk, turismitalu oli meil ja meil oli üks peosaal ja seal me pidasime oma sünnipäeva siis, kui ma olin juba, ma ei tea, 4-aastane või. Siis meil olid suured peod seal saalis ja videod ka sellest. Äge. Aga ühesõnaga, minu 16 sünnipäev, kui minu põhikooli klassiõed, klassivennad Kristof Redid tulid mulle külla ja siis isa
isaga läksime koos poodi ja isa ütles, et võtame siis ikka alkoholi ka. Ja ostis mulle mingi kasti longerot vist sünnipäeva jaoks. Jah, 16 sünnipäev. Mul vanematel oli see, et nad nagu alakana mulle alkoholi ei ostnud. Kui oli mingi pidu, siis nad andsid, mida oli. Ja kui oma sünnipäev oli, sain mingi 17, on ju. See oligi see, et mul sõber oli lihtsalt vanem ja siis me ise lihtsalt organiseerisime selle alkoholi. On ju. Ema oli nagu, et ma sulle alkoholi küll ei osta. Mul ema ütles täpselt sama asja. Ei, mul isal oli see, et parem joo siin kodus, kui seda küll, linna peale. Aga ei see kast longerot, see läks kiiresti ära. Kristof Redi olid toonud ikkagi nagu viinapudelik ka kaasa. Seda me isale ei näidanud. Mõistlik. Aga see sünnipäevadest, kas te olete nagu suured sünnipäeva tähistajad muidu või? Sest ma nagu olen, see on nagu see, et kutsud kõik sõbrad kokku järgi ja suur pidu ja... See on see üks teema, mis on mulle nii kuradi valus, millest mul on nii valus rääkida sünnipäevadest. Aga davai, teeme ära. Oh my god, ma üritan mitte nutma hakata, või ma ei hakka nutma, aga mul on sünnipäevadega niimoodi olnud, et me rentisime ma alustan sellest, et kõigepealt ma tegin Aura veekeskuses kunagi sünnipäeva, ma kutsusin 20 inimest kohale, kohale tuli 6 koos minuga. Ma kutsusin 20 inimest, aga kohal oli 6. 3 neist ma tõin ise kohale ja 2 tulid. Ja siis kõige naljakam on see, et see poiss, kes mulle kunagi meeldis terve põhikooli aja, ta käis mu igal sünnipäeval. Aga ta vist kunagi ei teadnud, et ta mulle meeldis, ma arvan. Ja siis oli see, et see oli kurb juba, aga siis oli ka see sünnipäev, mis ma pidasin kodus. Mul tulid kõik külalised kohale. Meil oli suur sünnipäevalaud, ma olin nii elevil, see oli üks suuremaid sünnipäevi, mis mul oli, ma sain vist 10 või 9 või midagi. Ja minu toas oli siuke suur sünnipäevalaud, ema isa vaaritasid päev otsa, vaata, tegid kõik kartulisalatid, viinerid, mis iganes on ja siis mu naabritüdrukud üks hetk otsustasid, et on ülihea idee nagu pakkuda välja, et lähme vaatame meie koeri. Nagu, et neil olid suured koerad, vaata, kahel naabritüdrukul, ühel oli 2 suurt mingit dogi ja ühel oli mingi must koer, labrador või mingisugune. Ja siis keegi neist pakkus välja, et lähme vaatame meie koeri. Ja siis kõik mu külalised läksid nagu keset söömist, lihtsalt keset pidulauda, kõik läksid minema. Üks mu klassi ja ta jäi sinna, ma istusin seal laua otsas, ma nutsin, ta hoidis mu niimoodi nagu mul kätt ka. Ja ta oli nagu teer, vaata, et ei ole hullu, et küll nad tulevad tagasi. Ja siis ma olin täiesti nagu endast väljas seal, ma nagu üldse ei oska nagu funktsioneerida. Ja siis ma arvan, et see oli vist see kord ka, kui mul oli kilpkonn. Ja siis ma viisin enda kilpkonna välja nende koertega, et ma lihtsalt saaks ka kuidagi kaasa rääkida milleski, et ma saaks nagu kamba vaimus olla, kuigi see on minu sünnipäev. Ja siis üks sünnipäev oli selline, et tulid ka tüdrukud kohale, kõik olid tüdrukud ja see oli nüüd see nutiajastu hakkas nagu rohkem vedu võtma. Ja see oli vist 2015 või midagi siukest ja pidasin ka kodus ja siis ma mäletan, ma sain isa käest sünnipäevaks pokkeriseti nagu päris pokkerikaartide ja setoonide asjadega ja siis ma olin nagu davai, ma tahan enda sünnipäeval räigelt nagu pokkerit mängida, vaata. Ja siis mul muid tegevusi ei olnud plaanis, on ju. Sellepärast, et kõik tüdrukud olid telefonides. Saad aru? Nad ei suhtlenud, keegi ei suhtlenud ka oma vahel, mitte midagi. See on see, et nagu nii palju erinevatest seltskondadest on nagu inimesi, vaata, siis tüdrukud nagu nad kõik ei saa alati oma vahel läbi. Või nad ei otsi sellist suhtlemist. Ja siis ma ka ei teadnud, mida teha. Ja siis ma ütlesin, et davai, mängime pokkerit. Mitte keegi ei viitsinud. Nagu seal oli mingi 15 tüdrukut oli minu juures. Kõik lähedased sõbrannad enda arust. Keegi ei viitsinud. Siis tagatipuks üks mu naabri tüdruk toob mulle lauaviina sünnipäevakingituseks. Siis ma ütlesin talle, mine osta poest juua, vaata. Aga ta toob lauaviina. Sest ta oli vist täisealine selleks ajaks. Siis ma ütlesin, et nagu mul on midagi vaja, et see pidu nagu parem oleks. Ja siis lisame nüüd siia veel õlitulle. Mu parim sõbranna tol ajal ja klassiõde ütles, et see pidu sakib, ma lähen koju.
ja ta läks minema ja siis temaga koos läks veel 5 inimest minema, kõik, kes Tartus elasid. Teist nüüd ei olnud su päris sõbrad? Jah, ma olen aru saanud. Aga see pidu oli päris, vabandust väljendust, aga see oli pask. Aga selles suhtes ikkagi, et nagu Oota, kui vana sa olid siis? Meist oli 2015 või 2014 midagi siukest või oli 2013, aga 2013 vist oligi siis, kui olid need... Sa olid 17 siis? Ei olnud. One Directioni aeg oli siuke mõnus. Little Things tuli välja asjad. Aga järgnevad aastad, siis kui ma 18 sain, ma tegin Facebooki evendi. Ma kutsusin 100 inimest kohale, üks nendest oli Hensu Gusta. Ja ma kutsusin Karmo küberrünnakust kohale, kutsusin jumala palju mingi Tartu, mingi suvalisi inimesi, põhimõtteliselt terve ma Facebooki listi kutsusin kohale inimestega, kellega ma olen suhtlenud ka. Ja siis ma pidasin siukses vahi puhkemajas, see on siuke nagu maantee ääres niimoodi. Ja see on üks kõige odavamaid puhkemajasid, kus pidada sünnipäeva Tartus. Aga seal on see, et mendid tulevad ja kui öörahuurikud ja bla bla bla. Ja see oli 2016 ja seal oli niimoodi, et seal oli rahvast Otepäält, Otepää kandis Pühajärvelt, mis iganes, Tartust, Tallinnast, Pärnust, ma ei tea. Ja seal mina tõmbasin keset pidu minema, kuhugi edasi jooma, sest mul oli mingi kutt, kes mulle meeldis. Oma sünnipäevad, kadusid nahku. Jaa, aga see oli ülifun sünnipäev. Ema, isa aitasid kõik üles sättida. Ja siis kõige lahedam oli see, et ma pidin järgmine päev tööle minema. Ja Reme pohmakaga läksin muidugi. Ema, isa läksid kõike seda jama koristama ja siis ma sain teada, pooled mu kingitused varastati ära sealt, kui mitte enam mingi üle poolte. Aga ma sain teada, et seal keegi tegi peale seal saunas. Ja siis ma sain teada, et seal oli üle 100 inimese käinud läbi. Ja kõik rääkisid sellest sünnipäevast. Ja kõige parem sünnipäev oli Koreas. Siis kui ma 25 sain. Siis mul oli niimoodi, et ma kutsusingi 30 inimest kohale. 25 midagi siukest tuli. Rentisin mingi pizza koha. Panin mingi laua kinni ja siis tegin pizzad ja mõned joogid välja. Ja siis me tegime mingi 18-kesi läksime sinna. Tead need fotopuhtid, mis on, kus inimesed jooksevad sisse, teed pilte vaata ja siis ta laseb välja. Me tegime neid niimoodi, et ma olin iga pildi peal ja siis kõik jooksid niimoodi 3-sekundiliste vahedega, kõik käisid niimoodi. Et see oli fun. Ja läksime edasi jooma. Ühe soomlase, ühe rootslase ja ühe eestlasega. See nagu eskaleerus traumast rämmariks lihtsalt. Põhimõtteliselt, jah. Ei, see oli see, et ta alustas 12-aastasena, pani täiega pidu Tartu peale, ei maganud, käis poes vargil, jõi, möllas ja siis tuli mingi periood, kus olid laua taga kartulisalatit söömas oma nende sõpradega. Aine, ma saan aru. Ja siis läks uuesti rämmariks. Ei, see oli varem. See sünnipäevatrauma oli enne seda, kui ma jooma hakkasin. Need kõik sünnipäevatraumad, need on siis, kui ma väike olin. Tavai, see on loogiline siis. Maybe it makes sense. Ja, nüüd on pilt koos. Ma tean tegelikult päris põhjust, mis ma hakkasin 2013 jooma, aga ma ei hakka seda podcastis välja tooma. See läheb nagu liiga isiklikuks. Ja, seda me ei tahaks küll kuulda. Keegi ei taha teada. Pärast räägi. Vat, need olid minu stoorid. Kas me peame Maigile ka minema? Palju meil aega on? Veits on veel. No meie oleme teises pooles nagu nii. Aga jah, varsti tõmbame. Jaa, peaks minevast, mul ei ole seti isegi. Ulala. No vot, sisse mul nüüd. Okei, las tollab siis. Väga huvitaval noodil lõppes meie tänane podcast. Me teigi teie natuke kurva. Mina rääkisin oma sünnipäevast. Need biomajavärgid. Mul oli nagu, nüüd on nagu nõme rääkida, aga mul olid nagu väga ägedad sünnipäevad. Mul nagu isa on siuke hästi, ta on võib-olla natuke siuke suurushullustus või midagi on ja siis olidki, biod olid alati hästi suured, ta enda sünnipäevad olid hästi suured, siis nagu lastel oli ka nagu hästi ägedaks tehtud. Siis tulid ka nagu, kõik sõbrad ja asjad ja tulid kohale ja siis ma mäletan, isa ostis mulle, toega olid need, ma ei tea, praegu vist ka, on need
plekkpurgis vaata limpsid on ja igasugused kellukesed ja värgid on ja siis isa tõi nagu kastidega neid vaata mingi üliäge. Ja siis nagu kogu aeg on sünnipäevasi tähistatud. Mul on nagu sõpru, kes üldse ei tähista, on ju, hästi nagu väikselt või pereringis ainult, aga meil on nagu kogu aeg on kõik sõbrad, värgid, särgid. Mul on nagu joppas ka, et mul on nagu suvel sünnipäev, eks ma saan õues pidada, vaata, ja jumalega. Ja siiamaani kuidagi mõtled, et väiksed, aga sellised lähedasi sõpru on nagu nii piisavalt palju, et ikka kui sa kõik kutsud, siis ikkagi tuleb siuke päris nagu korralik pidu nii-öelda. Jah. Ma mäletan, ma tuli meelde õe 18 pidu. Okay, ma ei tohi seda mikrit katsuda. Ühesõnaga, kui mu õde sai 18, siis õel on vaata sõbrannad. Mul on alati see eelis olnud, et mul käivad nagu 2 aastat vanemad tüdrukud kogu aeg külas. Mitte mul, aga ühesõnaga, ei, see oli nii lahe. Õe sõbranna oli natuke joonud ja siis talle tundus, et ma olen päris tore tüüp. ja siis juhtus siuke asi, et ta puges mulle külje alla ja siis kuidagi läks nagu sujuvalt üle nagu näppimise pealt, läks isegi musitamise peale üle ja see, mina olin süütu veel nagu, ma olin 16-aastaselt nii süütu, et polnud paista isegi mitte. ja see oli nagu nii äge kogemus, sellepärast et ütleme nii, et see oli minu jaoks nii erutav, et ma käisin nagu 2 korda pükse vahetamas selle aja jooksul, selle peo jooksul ja see sõbranna oli ikka nii hot, aga Kauri oli laetud. jah, ei see sõbranna oleks peaaegu läbi pükste rasedaks jäänud. Kauri oli nii valmis. No, kui sa oled 16 ja siis sul on nagu mingi no ei, muidugi 19-aastane lihtsalt tuleb. See on kirjeldamata kogemus. Ema vaatab kõrvalt. Isa pärast ütles paar päeva hiljem, sõidutas mind kuskile arvatavasti kooli või kuskile, ütles, et jah, et kuule, ta on täitsa sümpaatne tüdruk. Kõlbab kartuli kõlmiseks küll. Kahjuks see piirdus sulle ühe peoga. Okei, nii, tahame otsad kokku tõmmata. Ja, ma tahaks Kauriga otsad kokku panna. Ja. See oli meie tänane episood, Kolmikpauk podcast episood 3. Ma loodan, et te nautisite. Kirjutage meile emailile, kui teil on küsimusi, muresid. Lugusid kolmikpauk@gmail.com. Jälgige meid sotsiaalmeedias. @kolmikpauk. Minu sotsiaalmeedia on Lasik Martin. Delikatessu. Kauri Sosi. Ja aitäh, et kuulasite ja näeme varsti jälle. Mina olin Martin. Ütlesid juba. Okay, me ei tee seda, sorry. Nägemist. Päräm, pam, 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 patšuu. Kolmikpauk. Kolmikpauk.